juhataja on olnud Raimond. Oleks see toivu? Lähen tagasi. Jah. Volikogu esimees Jaanus Karilaid andis teada, et ta on olnud volikogus 2006. aastast ja esimest korda juhtub selline lugu, et ta kahjuks ei saa volikogu istungil osaleda ja palub kergemat karistust. Nii et kui lubate, siis ma juhatan tänast volikogu istungit ja päevakorda on meile kõigile välja saadetud, tundub tõsiselt pikk, 21 päevakorrapunkti, volikogu, ootame hetke, kuna Anneli jagab materjale. Ennem veel, kui päevakorra kinnitame, kindlasti te olete vaadanud, et tänases päevakorra projektis on päris palju punkte, mis meie volikogu töökorra järgi nõuavad enne punkti hääletusele panekut ka volikogu koosseisu liikmete kohaloleku kontrolli, mis võtab arvatavasti jälle natukene aega. Austatud volikogu, teen ettepaneku tänase linnavolikogu 13. istungi välja saadetud päevakorra projekt kinnitada päevakorrana. Palun hääletada, kes on selle poolt? Kolm, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19. Aitäh! Kõik poolt. Sellega päevakord kinnitatud. Saame alustada meie päevakorra esimese punktiga. Kuna päevakorra esimene punkt nõuabki kohe volikogu koosseisu kohaloleku kontrolli, siis palun Anneli fikseerida kohalolek. Kõik on kohal, keegi ei ole lahti. Tore, siis saame selle päevakorrapunktiga alustada ja Haapsalu linna eelarve strateegia aastateks 2019-2022 ettekandja Martin Sint, palun. Lugupeetud volikogu, et kui täna on 21 päevakorrapunkti, siis 1/3 vähemalt püüan sisustada. Ja esimeseks punktiks siis ongi Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022. Et kui linna arengukava on selline dokument, kuhu sisse saavad kõik soovunelmad, see eelarvestrateegia on sisuliselt dokument, mille järgi siis saab otsustada, millised soovid täituvad, millised soovid ei täitu.
Et kui te olete sellega tutvunud ja läbi lugenud, siis kokkuvõtteks saaks siis öelda selliselt, et järgneva eelarvestrateegia perioodi jooksul Haapsalu linn elab ja töötab siis selle nimel, et saaksid valmis 2 kooliremonti. Üks siis põhikooli ehitus ja teine algkooli remont. Ja sellest tulenevalt on ka kogu eelarvestrateegias arvestatud kõikide majandamiskuludega, personalikuludega, on arvestatud toetustega ja nii edasi. Ja eelarve selle strateegia perioodi jooksul siis Haapsalu linn võtab nende investeeringute finantseerimiseks laenu maksimaalses koguses, või maksimaalses summas, mis eelarve võimaldab ja mis on seaduse poolt lubatud. Et selline eelarvestrateegia siis teie ees. Ja kui numbritest veel rääkida, siis 2 suuremat investeeringut, mis siis teha tuleb nende aastate jooksul, ongi põhikool ja algkool. Ja põhikooli maksumuseks on arvestatud koos riigipoolsete toetustega maksimaalselt 9,1 miljonit ja algkooli remondiks siis 3,2 miljonit. Et selline eelarvestrateegia, palun see siis määrusena vastu võtta. Aitäh küsimused ettekandjale ja palun Merle Mäest. Sa ütlesid, et erinevad arengukavas oma soovuned, aga tegelikult pisut on ka, et minu küsimus on selline, milliseid prognoose sa hindad kõige riskantsemaks, mis ei pruugi realiseeruda, mis võivad rahvusalus olla 2 prioriteetsed objektidega, siis lisaks need, mis me saame täiendavalt on. No, ma ei oska niimoodi kiirelt ja konkreetselt vastata, et põhimõtteliselt olen ma ikkagi tulude laekumisel, tulumaksu laekumisel arvestanud Eesti kõikvõimalikke makromajanduslikke näitajaid, riigi Statistikaameti ja siis Rahandusministeeriumi prognoose järgnevateks aastateks ja sellest tulenevalt ka Haapsalu linna tulude laekumist. Et meie kõige suurem tulu on ikkagi üksikisiku tulumaksu laekumine ja kui me eeldame, et siis meie elanikkond ei vähene ja eeldame, et mingil määral suureneb ka töötajate arv ja inimeste arv, kes siis linnas töötavad, töötavad ja teenivad siis brutopalka ja millelt siis maksud laekuvad Haapsalu linnale. Et siis peaks olema see tulude pool kaetud. Aga kindlasti on oht, et koolimajade ehitamise puhul me ei tea veel tegelikult ju täpselt ehituse maksumust, kuna ei ole veel hanked olnud, kuidas ehitushinnad muutuvad ja nii edasi, et ega neid riskikohti on tegelikult kindlasti veel. Aga siin me oleme teinud ikka oma parima ja kõige parematest ja kõige täpsematest infodest kokku pannud selle strateegiaga. Kindlasti on riske. Aitäh, veel küsimusi? Ei ole. Aitäh, Martin. Aitäh. Ja kaasettekandjana eelarve- ja rahanduskomisjon. Lugupeetud volikogu, eelarve- ja rahanduskomisjon sai väga põhjaliku ülevaate sellest strateegiast ja üheskoos me tõdesime, et seoses ühinemistoetuste ja muude projektide toetustega ongi tegevusi väga palju, hästi mahukas ja tulud laekuvad praegu ootuspäraselt, seetõttu rahanduskomisjon toetas seda strateegiat.
Mulle endale jäi pakitsema üks asi, mida Martin ka nüüd ütles, et elanike arv jääb nagu samaks, et see on selle strateegia eelduseks. Ma vaatasin linna ühinemise eelselt 10 aastat, siis ei ole ühtegi aastat olnud, kus elanike arv samaks oleks jäänud. Et selle aja jooksul on 1653 inimest ära läinud, mis on päris suur hulk, 14% peaaegu. Ja kui ma vaatan Ridala ja Haapsalu koguarve, siis 1. jaanuaril 2007 oli see 15 000, 1. oktoobril 2017 on see 13 549 ja nüüd viimane 22. oktoober on see 13 442, siis strateegias on ilmselgelt see elanike arv vale. Nüüd on oluline teada nagu seda, et kui palju neid elanike hulgas on maksumaksjaid. Kui eeldada seda, et maksumaksjate arv on seal õige, siis on ju strateegias lihtne need 4 aasta elanike arvud ära parandada, kus ei ole mitte 13 770, vaid peaks olema 13 420 näiteks või 13 400 ja igal järgneval aastal on umbes 100 inimest vähem. Põhimõtteliselt on ju see, et oluline ei ole see, kui ilus strateegia meil on, vaid oluline on see, kui palju meil raha on nende tegevuste elluviimiseks. Seetõttu realiseerida saab ikkagi neid asju ainult, mille jaoks raha on, mitte kuidas nad strateegias kirjeldatud on. Aga midagi hullu ei juhtugi sellel aastal veel, et tõenäoliselt tulevad suuremad muudatused järgmise aasta strateegia tegemisel ja siis me saame neid asju näha. Aitäh! Aitäh! Küsimused kaasettekandjale, palun. Küsimusi ei ole. Aitäh, Toomas! Aeg läbirääkimisteks. Kes soovib sõna? Ei ole. Aeg lõppsõnaks? Ei ole. Siis panen esimese päevakorrapunkti Haapsalu linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on poolt. Kõik poolt, 19. Aitäh! Määrus vastu võetud. Teine päevakorrapunkt. Ka meie teine päevakorrapunkt nõuab kohaloleku kontrolli. Palun, Anneli. Kõik on kohal. Aitäh, palun fikseerida. Teine päevakorrapunkt loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks. Ettekandja Martin Sliik, palun. Lugupeetud volikogu, Haapsalu linnal on kavas läbi viia 2 suuremat investeerimisprojekti, milles siis vahetatakse välja olemasolev tänavavalgustus uue moodsama LED-valgustuse vastu. Ja see projekt on siis koostöös KIK-iga ja on kaheosaline. Esimene punkt siis, kus garanteerida Haapsalu linna tänavavalgustustaristu renoveerimisprojekti kaasfinantseerimine 21% ulatuses, kui mitte rohkem kui 55 710 eurot perioodil 19–20. Ehk siis on tegemist projekti osaga, millega siis renoveeritakse Haapsalu linna tänavavalgustus ja seda siis Raudteetammil, siis promenaadil, Piiskopilinnuses ja kõik. Ja teine osa siis otsusest punkt 2, garanteerida Ridala vallavalitsuse poolt 2017 aastal algatatud tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekti kaasfinantseerimine 31% ulatuses projekti käibemaksuta maksumusest, kuid mitte rohkem kui 106 279 eurot ja seda siis perioodil 18–20. Et siin on tegemist
projekti osaga, millega siis alustas Ridala vallavalitsus juba 2017 aastal ja mis siis praegu käib ja mille siis Haapsalu linn annab teostamiseks üle linnahooldusele ja sellega seoses garanteerime oma osaluse tasumise siis Haapsalu linnahoolduse osaühingule. Ja 3. punkti kohaselt siis küsimegi luba sõlmida toetusleping osaühing Haapsalu linnahooldusega nende kaasfinantseerimise summade tasumiseks siis linnahooldusele, et ta saaks projekti läbi viia. Et sellega teeme ettepaneku otsus vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale? Ei ole? Aitäh. Aitäh. Kaasettekandja eelarve ja rahanduskomisjon, palun. Eelarve ja rahanduskomisjon toetab loomulikult seda eelnõud. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Siis panen päevakorrapunkti loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks hääletusele. Kes on antud päevakorrapunkti poolt? Aitäh. Ka 3. päevakorrapunkt nõuab volikogu koosseisu häälte enamust ja Anneli, palun läbi viia kohaloleku kontroll. Kõik on kohal. Kõik on kohal. Aitäh. 3. päevakorrapunkt loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks. Ettekandja Martin Sniit, palun. Lugupeetud volikogu, garanteerime antud otsuse puhul siis küsime luba garanteerimaks projekti omaosalust summas 17 000 eurot ja seda siis perioodil 2018–2019. Ja tegemist on siis KIK-iga koostöös tehtava projektiga, mille eesmärk on siis kaardistada üleujutusalad ja teha siis ettepanekud üleujutuste vältimiseks ja riskide maandamiseks. Ja seda projekti on siis vaja ka üldplaneeringu koostamise puhul. Et teemegi ettepaneku see otsus vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Küsimusi ei ole, siis kaasettekandja eelarve ja rahanduskomisjon, palun. Eelarve ja rahanduskomisjon toetab ka seda eelnõud. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole, siis panen eelnõu hääletusele loa andmine kaasfinantseeringu garanteerimiseks. Kes on antud eelnõu poolt? Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine 4. päevakorrapunkt Haapsalu linna 2018-2020 majandusaasta audiitori hange. Selle päevakorrapunkti juurde
on tehtud märge, et vajab meie koosseisu enamust hääletamisel, nii et Anneli, palun läbi viia kohaloleku kontroll. Aitäh. Ja ettekandja Martin Svin, palun. Nii. Haapsalu linna 2018–2020 majandusaasta audiitori hange. Haapsalu linna audiitor oli 2018, see Haapsalu linnavalitsuse auditeerimisleping lõppes 17. aasta auditeerimisega. Ja sama oli ka Ridala valla puhul, kus siis audiitorleping lõppes 17. aasta auditeerimisega. Ja alates siis 18–20 majandusaastate auditeerimiseks on vaja siis teha hange uue audiitori leidmiseks. Ja kehtiva korra kohaselt siis, kui nüüd linnavalitsus on parima audiitori leidnud, siis linnavolikogu kinnitab audiitori järgmisel volikogu istungil. Ja sellega siis teeme ettepaneku anda linnale õigus hakata audiitorit hankima. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Aitäh. Kaasettekandja, eelarve ja rahanduskomisjon, palun. Auditeerimine on omavalitsuse jaoks üks kohustuslik element, seetõttu eelarve ja rahanduskomisjon toetab ka seda eelnõu. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole, siis panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Tänan. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Jätkuvalt koosseisu häälte enamuse nõue ja palun Anneli kontrollida kohalolekut. Aitäh. Järgmine päevakorrapunkt on loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks hoolekandeteenuste arendamiseks. Ettekandja Martin Svin, palun. Lugupeetud volikogu, järjekordne loa andmine kohustuste võtmiseks. Ja siin siis linnavalitsus küsib luba osalemiseks projektis Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine. Ja seda siis aastatel 2018–2020. Projekti kogumaksumus on 350 491 eurot, millest siis 75% on toetus, 25% tuleb siis linnal endal panna. Ja omaosalus sellel perioodil kokku on 87 622 eurot. Teeme ettepaneku otsus vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole küsimusi siis. Aitäh. Aitäh. Ja kaasettekandja, eelarve ja rahanduskomisjon. Tegemist on äärmiselt olulise valdkonnaga ja kui sinna on võimalik raha juurde saada, siis tuleb igal juhul seda võimalust kasutada. Eelarve ja rahanduskomisjon toetab selle eelnõu vastuvõtmist. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole küsimusi, aitäh. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole, siis panen päevakorra punkti hääletusele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu poolt. Väärne. 19.
aitäh, eelnõu otsusena vastu võetud. Jätkame rahaliste kohustuste võtmise eelnõuga ja samamoodi vajalik koosseisu kohaloleku kontroll. Palun, Anneli. Aitäh. Ja 6. päevakorrapunkt on meil loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Ettekandja Martin Svint, palun. Lugupeetud volikogu, järjekordne luba kohustuste võtmiseks. Nimelt sotsiaalmaja kaubik Peugeot Boxer, 11 aastat vana, vajab väljavahetamist ja küsimegi luba võtta kohustusi järgnevaks 60 kuuks, et sõlmida liisingleping uue sõiduki hankimiseks. Teeme ettepaneku otsus vastu võtta. Aitäh, küsimused ettekandjale. Ei ole küsimusi. Aitäh. Aitäh. Ja kaasettekandja eelarve rahanduskomisjon, palun. Eelarve ja rahanduskomisjon toetab seda uue auto muretsemist. Aitäh, küsimused. Ei ole. Aitäh. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole. Siis panen antud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle eelnõu poolt? Palun käega märku anda. Tänan, eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on number 7. Vabandust. Kas see päevakorrapunkt nõuab meil koosseisu kohaloleku kontrolli, nii et Anneli, palun fikseeri. Keegi ei ole vastu. Kõik on kohal. Siis loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja riigihanke korraldamiseks. Ettekandja Martin Svint, palun. Lugupeetud volikogu, seni on siis olnud Haapsalu linnavalitsusel leping elektrienergia ostmiseks Eesti Energiaga ja viimased hanked oleme teinud siis 1 aasta kaupa, hankinud igaks aastaks siis uue lepingupartneri ja antud eelnõu kohaselt siis soovime kuulutada hange siis 3 järgnevaks eelarveaastaks. See on siis 2019 kuni 2021. Siis ja läbi viia siis elektrienergia ostmiseks hange. Et teeme ettepaneku otsuse vastu võtta. Aitäh, küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Aitäh, Martin. Aitäh. Ja kaasettekandjana eelarve rahanduskomisjon, palun. Eelarve ja rahanduskomisjon toetab selle otsuse vastuvõtmist. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale. Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole. Siis panen antud päevakorrapunkti hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt 8
Haapsalu linnavolikogu 29. juuni 2018 aasta otsuse number 85 Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine, kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Helen Rammu, palun. Tere, lugupeetud volikogu. Seoses nimetatud otsuse punktidele 2 ja 3 esitatud vaietega oleme konsulteerinud otsuses käsitletud Ridala valla üldplaneeringu muutmise ja täpsustamise vajadust üleüldse Rahandusministeeriumi planeeringute osakonnaga ja jõudnud järeldusele, et Ridala valla üldplaneeringu muutmiseks ja täpsustamiseks sellisel kujul tegelikult vajadus puudub. Põhjendused. Esiteks, üldplaneeringu muutmise otsuse punktis 1 oli ajendatud planeerimisseaduse muudatusest, mille kohaselt siis planeerimisseaduse paragrahv 125 lõike 1 kohaselt muutus detailplaneeringu koostamise kohustus hajaasustuses ning muudatuse tegemisel lähtuti planeerimisseaduse paragrahv 3 üldplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja muutmine lõikest 4, mille kohaselt üldplaneeringu vastavusse viimiseks pärast üldplaneeringu kehtestamist muudetud või kehtestatud õigusaktidega kannab üldplaneeringu koostamise korraldaja muudatused planeeringusse toiminguna, ilma avalikku menetlust läbi viimata. Kuna on selgunud, et ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega on juba lahendatud, kuidas muutunud olukorras üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu kohustustega aladel toimida, siis puudub vajadus üldplaneeringut sellisel kujul muuta. Punkt 2. Üldplaneeringu täpsustamisel otsuse punktides 2 ja 3 oli lähtutud üldplaneeringu ülevaatamise tulemustest. Üldplaneeringu ülevaatamise aruande punkti 2.8 alapunktis 4 on välja toodud üldplaneeringu täpsustamise vajadus seoses metsade kaitsmisega lageraiete piiramiseks. Teema tõstatus üldplaneeringu ülevaatamise ajal seoses RMK lageraietega väärtusliku maastiku alal, millest sai alguse avalikkuse suur vastasseis lageraietele riigimetsades. Üldplaneeringu ülevaatamise käigus on olnud varasem praktika, et ilmse ebatäpsuse, eksimuse või mingi täpsustuse saab volikogu üldplaneeringu ülevaatamise käigus parandada. Antud juhul leidsime, et lahti seletamist vajab mõiste lageraiete lubamisest väärtuslike maastike aladel. Mõiste ise oli siis see vaid äärmisel vajadusel. Mõiste täpsustamise sõnastus lepiti kokku Haapsalu linnavalitsuse RMK ja Keskkonnaameti esindajatega 22. mail 2018 toimunud ühisel ringsõidul ja arutelul. Volikogu otsusele esitatud vaietest isikute poolt, kes arutelul ei osalenud, nähtub, et sellise üldplaneeringu seletuskirja sõnastuse täpsustamine põhjustas veel rohkem eriarvamusi kui lihtsalt mõiste lahti seletamine. Me mööname ka, et üldplaneeringu sõnastuse täpsustamine üldplaneeringu koostamise aegses tähenduses koostati 2010. Võib 2014. aastal oluliselt muudetud metsaseaduse mõistes olla laiem ning mõjuda metsaomanike õigusi piiravalt tänases olukorras, sest metsaseaduse muudatustega kaasnes metsaraie vanuse, millest alates lageraie on lubatud, langetamine männikute ja kõvalehtpuude korral 10 aastat ja kuuse lageraiete korral koguni 20 aastat. Üldplaneeringuga väärtuslikele maastikele ja puhkealadele maakasutuspiirangute määramise ajal aga lähtuti olukorrast, kus enamik nendel aladel asunud metsadest polnud ega poleks ka planeerimisperioodil siis lähima 10 aasta jooksul saanud veel raieküpseks. Sellest tulenevalt ning üldplaneeringu maakasutustingimusi ja metsaseaduse võimalusi koosmõjus arvestades ei ole ka Ridala vallavalitsus selles vahemikus 2014–2017 pidanud ebaseaduslikuks ja üldplaneeringule mittevastavaks väärtuslikul maastikul ja või puhkealal tehtavat lageraiet sellises mahus ja kujul, mis ei ole oluliselt väärtusliku maastiku ilmet või puhkeala ilmet kahjustanud. Haapsalu linnavolikogu eesmärk ei olnud selle muudatusega üldplaneeringu täpsustamisega seada metsade majandamisele mingeid täiendavaid piiranguid, vaid me tahtsime rõhutada just Ridala valla üldplaneeringu kehtestatud olemasolevaid maakasutustingimusi ja nende järgimise vajadust väärtuslikel maastikel ja puhkealadel asuva metsa majandamisel maastiku ilme säilitamiseks. Haapsalu linnavolikogu 29. juuni 2018 otsuse number 85 Ridala valla üldplaneeringu muutmine ja täpsustamine punktide 2 ja 3 kehtetuks tunnistamisega ei kaasne lageraiete
piiramatu lubamine üldplaneeringuga määratud puhkealadel ja väärtuslikel maastikel. Endiselt kehtivad ikkagi üldplaneeringust tulenevad maakasutustingimused, seal on piisavalt sõnastatud, kui teksti tervikuna vaadata, mis kohustavad maad kasutama üldplaneeringuga määratud juhtotstarbel. See tähendab, et kogu tegevus sellel alal on allutatud mingist planeeringuga määratud juhtotstarbest tulenevale eesmärgile, mis omakorda tähendab, et väärtuslikel maastikel ja puhkealadel tuleb metsa majandamiseks valida selline raieliik või viis, mis säilitaks võimalikult palju seda traditsioonilist maastikupilti ja neid maastikeelemente. Ja mistõttu lageraiet teostatakse seal vaid äärmisel vajadusel, see on vaid, tähendabki seda, et see on erand, mida peaks siis tegelikult kitsenduse seadjale ehk sellel juhul omavalitsusele põhjendama. Ning puhkeala peab olema võimalik pärast uuendusraiet puhkealana ka kasutada või siis kasutusele võtta, kui seda pole veel tehtud. Ja kui puhkeala asub väärtuslikul maastikul, nagu enamik nendest aladest on, siis tuleb lähtuda mõlemast tingimusest. Järelevalvet üldplaneeringu järgimise üle teostabki omavalitsus. Ja metsaseaduse paragrahvis 42 on sätestatud ka omaniku kohustused metsade majandamisel. Ja selle paragrahvi lõike 3 kohaselt ei tohi planeeringuga linna kui asustusüksuse rohealaks määratud alal kasvavat metsa raiuda kohaliku omavalitsuse nõusolekuta. Raie tuleb kooskõlastada kohaliku omavalitsusega enne metsateatiste esitamist. Aga seadusandjal on siin jäänud tähelepanekuta, ilmselt tehti seadus Tallinnast, planeeringutega nagu maakonnaplaneering, üldplaneering ja detailplaneering planeeringutega on määratud rohealasid ka alevites, alevikes ja külades. Ja kuna omavalitsus on lähtuvalt avalikust huvist üldplaneeringuga juba kehtestanud teatud juhtotstarbega maa-aladele maakasutustingimused ja teatud objektidele ka kaitsevööndid, siis on põhjendatud, et lageraied või muud üldplaneeringuga kehtestatud piirangutest kõrvalekalded nendel aladel ja objektidel kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Ja siis selle kooskõlastamise käigus saab igat juhtumit eraldi analüüsida ja leida siis osapooltele sobiv lahendus. Üldplaneeringu kehtestatud maakasutustingimusi on võimalik muuta uue üldplaneeringuga. Uus üldplaneering on juba algatatud koostamisel ja isikud, kes leiavad, et nende maakasutust on põhjendamatult piiratud, saavad sellest teada anda ja üldplaneeringuga leitakse siis see kompromiss avalike ja erahuvide vahel. Ja lõppkokkuvõttes linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Kaasettekandja, planeeringu ja kommunaalkomisjon, palun. Planeeringu kommunaalkomisjon kuulas Heleni põhjalikku ülevaadet sellest kaasusest ja ühehäälselt toetas esitatud eelnõud. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole. Siis panen antud eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, vaiete lahendamine ja ettekandja Helen Rammu, palun. Sellele eelpool kehtetuks tunnistatud otsusele esitasid siis juulis vaided nii RMK Metsamajandamise Keskus kui ka üks eraisik, kellel küll maid sellel alal ei asunud, ja MTÜ Eesti Erametsaliit. Nende vaiete sisuks oli, et tunnistada kehtetuks selle otsuse punktid 2 ja 3 ja võttes arvesse, et need vaided olid ka identsed sisuliselt, et siis on need otstarbekas nüüd lahendada ka ühes menetluses. Ja kuna just
volikogu tunnistas kehtetuks Haapsalu linnavolikogu 29. juuni 2018 otsuse number 85 täies mahus, siis on sellega täidetud ka vaietes taotletud eesmärk ning vaided rahuldatud. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale? Ei ole, siis täname. Järgmine päevakorrapunkt 10 on meil detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Ranniku Kivitee 2 Tanska küla, Haapsalu. Ettekandja Helen Rannu, palun. Ridala vallavolikogu kehtestas 30. oktoobril 2008 otsusega number 379 Topu puhkeala rannikuvööndi üldplaneeringut muutva ranniku kinnistu detailplaneeringu. Ma siin praegu asendiplaani ei näe, aga ta asub Jursu puhkebaasi kõrval metsaalal ja on koostatud enne Ridala valla üldplaneeringu kehtestamist. Detailplaneeringu eesmärk oli jagada Tanska külas paiknev 20,5 hektari suurune kinnistu väikeelamu kruntideks. Planeeritavale maa-alale nähti ette 20 elamukrunti, 2 teemakrunti ja 4 haljasmaakrunti ilma hoonete ehitamise õiguseta. Planeeringuga määrati kruntidele siis ehitusõigus, tehnovõrkude rajatiste asukohad ning lahendati juurdepääs kruntidele. Kinnistu Kivitee 2 on üks suur 7,67 hektari suurune haljasmaakrunt, millele kehtiv detailplaneering ei võimalda praegu ehitada hooneid. Katastriüksuse tänane omanik esitas linnale avaldus, et tunnistada see detailplaneering Kivitee 2 osas kehtetuks, sest üldplaneering võimaldab tegelikult sinna ehitada. Ja peale detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist on võimalik siis Kivitee 2 kinnistele ehitada elamu koos abihoonetega ja ülejäänud kinnistute osas jääks detailplaneering kehtima ja nendel aladel on see detailplaneering valdavalt ka ellu viidud. No, lahendust toetab ka Ridala valla üldplaneering, mis näeb ette kinnistu perspektiivseks elamualaks, kus oli veel kõrghaljastuse säilitamise kohustus. Nii et roheala seal väga oluliselt ei väheneks, siis teeb linnavalitsuse ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh! Küsimused ettekandjale. Palun, Merle Määrsalu. Mul küsimus, et kui 2008. aastal Ridala volikogu kehtestas selle detailplaneeringu, siis mis olid need põhjendused, et sellele haljasmaa kruntile üle 7 hektari ei võimaldatud ehitada hooneid? Ja kas need argumendid ja need põhjendused on ära langenud nüüd? Jaa, need on ära langenud, sest et tollel ajal need olid esimesed detailplaneeringud ja siis nagu kogu see metsaala, mis seal oli nagu nii-öelda käsitleti kui ranniku metsa, kus ei ole nagu ka see lageraie lubatud ja nii edasi. Ja Keskkonnaamet siis tõi mingisugused ettekäänded, et sinna mitte lubada neid elamukrunte rajada. Kuid need asjaolud on ära langenud, sest et kinnistu omanik tegi ka järelepärimise nüüd Keskkonnaametisse ja selliseid piiranguid seal tegelikult ei ole, mis takistaks sinna ehitada. Ja see selgus juba üldplaneeringu koostamise ajal tegelikult, kuna me juba sinna elamumaa kavandasime. Merle Määrsalu, palun. Me räägime kaasavast menetlusest ja kõik see, mis näiteks ka eelmistel päevakorrapunktidega metsaga juhtudes on meil kaasav menetlus, et kõik huvigrupid oleks kaasatud saavad oma huvid esitada. Et sarnaselt ma siin küsiks, et kas sinu arvates on korrektne, et me nii suurel alal nagu üle 7 hektari, kus enne ei olnud neid hoonet lubatud, nüüd arvestades naaberkundide omanike huvisid näiteks, kes teadsid, et 7 hektaril ei ehitata hooneid. Et me lihtsalt nüüd tühistame selle osaliselt selle detailplaneeringu ja ei alusta uut menetlust. Et kas see on korrektne? Meil oli juba, nagu ma juba ka rääkisin, et juba üldplaneeringu koostamise ajal oli tegelikult see teema selge ja sellele samale alale on juba elamuala planeeritud üldplaneeringuga, mis on läbinud selle avaliku menetluse. Aitäh! Veel küsimusi ettekandjale? Ei ole? Tänan. Kaasettekandja planeeringu ja kommunaalkomisjoni.
planeeringu kommunaalkomisjon päris pikalt arutasime seda, vaatasime kaarti ja ühehäälselt pidasime mõistlikuks toetada seda eelnõud esitatud kujul. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole? Tänan. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole. Panen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu poolt. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Haapsalu linna kalmistute kasutamise eeskiri. Ettekandja Helen. Minul on Helen Rammu, aga tahaks nagu Peeter Viikman. Kumb siis? Lugupeetud volikogu, Haapsalu linn omas kalmistute kasutamise eeskirja, sama oli ka Ridalaga. Kalmistuseadus ütleb, et kohalik omavalitsus ehk nüüd siis Haapsalu linn peaks omama kõiki kalmistuid haaravat eeskirja ja selline eeskirja ja määruse eelnõu eeskirja kehtestamiseks on teie ees. Siin on käsitletud kõiki vajalikke punkte, lisatud ka muinsuskaitse poolt tehtud ettepanekud, võetud arvesse ja on ka teatud kitsendused kahe kalmistu osas, milleks on Haapsalu vana kalmistu, võeti 3 Ridala uus ja Ridala vana kalmistu, kus on siis riikliku kaitse all olevad ajaloomälestisi. On isegi arvesse võetud ka kogemustega kodanike ettepanekuid, matmissügavust arvestades, mis oli eelmises eeskirjas Haapsalu jaoks natuke segane. Et selline eeskirja määruse eelnõu on valmis saanud ja usun, et te olete saanud aega tutvuda. Ja linnavalitsuse ettepanek on siis see eelnõu määrusena vastu võtta. Tänan. Küsimused ettekandjale, palun. Lauri, palun. Ma tahaks lihtsalt, et komisjonis küll nagu arutasime, aga äkki Peeter nagu kõik ei ole lugenud seda, äkki sa räägid, et see on tänapäevastatud eelnõu, et tänapäevased matmisid on ka sees, et äkki sa räägid paari sõnaga, mis jah, me oleme isegi päris mitmeid mõtteid mõlgutanud selles osas, mis eelkõige puudutab Haapsalu metsakalmistut. Tänasel hetkel seal olevad rajatised, väravad ja kabel ja siis haljastus seal jätab natukene väsinud mulje. Ja see on omal ajal rajatud tipparhitektide poolt tehtud kavandite järgi ja oleme võtnud ka ühendust siin Tallinna kalmistuid kavandanud arhitektiga, pidanud temaga nõu ja leidnud seda, et ka Haapsalu metsakalmistul võiks olla siis sellised asjad, nagu on tuhapuiste koht ja võib-olla ka siis selline kolumbaarium või müür, kuhu saab siis urne panna koos mälestustahvlitega. Vaadanud ka võimalikke kohti ja selles eeskirjas on siis jäetud see võimalus, et selliseid asju ka tulevikus rajada. See ei ole nüüd homse päeva küsimus, aga tõenäoliselt siis selline matmiskultuur teatud muutusi eeldab ja neid asju tuleb ka tulevikus siis teha. Aitäh. Veel küsimusi ettekandjale? Ei ole? Aitäh. Aitäh. Kaasettekandja, planeeringu ja kommunaalkomisjon, palun. Planeeringu kommunaalkomisjon ühehäälselt toetas esitatud eelnõud. Tänan. Küsimused kaasettekandjale, palun.
Ei ole. Aitäh. Aeg läbirääkimisteks, lõpusõnaks ei ole. Panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et esitatud eelnõu määrusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Tänan, eelnõu määrusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt nõuab jälle koosseisu häälte enamust ja palun Anneli läbi viia kohaloleku kontroll. 19. Tänan. Järgmine päevakorrapunkt Haapsalu linna arengukava 2018-2028, ettekandja Helen Rammo. Arengukava esimese lugemise järgselt oli volikogul võimalik esitada siis arengukava täiendamiseks ettepanekuid ja 12. oktoobril laekusid ettepanekud valimisliidult Meie Inimesed. Neid ettepanekuid oli nii-öelda 3 plokis ja arengukava esitati erinevate valdkondade või alamvaldkondade nii olemasoleva olukorra kui ka arenguvajaduste täiendamiseks 19 ettepanekut. Osad olid sisulisemad, teised võib-olla vähem. Aga millest siis linnavalitsus kokkuvõttes kohe esmapilgul toetas 11. 2 osas jäädi esialgu neutraalsele seisukohale ja 5 ei toetanud. Need 2 puudutasid kultuuriinimeste tunnustamise statuudi väljatöötamist, sisult sama asi. Seal me ei saanud kohe otsust teha, juba volikogu komisjoni toimumise päev oli, kuna selle valdkonna aselinnapea oli puhkusel ja ei saanud istungit osa võtta. Tema naastes siis otsustasime, et linnavalitsus on pigem ei seisukohal, mitte et ettepanek oleks olnud halb, et tuua mingi kultuuriinimeste tunnustamise statuut, vaid me leidsime, et meil on selline õigusakt olemas, mis kohe-kohe peaks tulema lauale ja hakatakse uut 2 omavalitsust ühendavat õigusakti koostama ja seda teemat saab siis seal käsitleda. Ja ka olemasolev kultuuritöötajate ja haridustöötajate tunnustamise kord, mis 2014 vist on kehtestatud linna poolt, tegelikult ka juba võimaldab neid isikuid tunnustada. Arengukava tegevuskava täiendamiseks esitati 18 ettepanekut, millest linnavalitsus toetas 12. Ühe osas, mis puudutas jällegi seda statuuti, olime algselt seisukohal kahtleval ja nüüd arvame, et pigem ei. Ja 5 ettepanekut ei toetaks. Mõõdikute täiendamiseks esitati 9 ettepanekut, millest linnavalitsus toetas 6 ja 3 ei toetanud. Esitasime samas formaadis vastused, nagu ettepanekud laekusid tabelisse, et siis punasega oli linnavalitsuse seisukoht, kas mitte arvestada ettepanekut, rohelisega oli linnavalitsuse seisukoht arvestada ja sinisega olid seal täiendavad märkused. Ja komisjonid on nüüd arutanud ja edasine on volikogu otsustada. Aitäh, ettekandjale küsimused, palun. Ei ole küsimusi. Siis kaasettekandja on meil planeeringu ja kommunaalkomisjon. Palun. Mul on protseduuriline küsimus, et õigeks tähtajaks laekus need muudatusettepanekud valimisliidult Meie Inimesed oli vist siuke nimi teil. Et kuidas me seda teeme, et kas me hääletame ükshaaval neid või kuidas see käib meil? Ja sellega me teeme niimoodi, et kuulame ära juhtivkomisjoni
ja siis kuulame ära valimisliidu Meie Inimesed esindaja, kes on esitanud muudatusettepanekud ja kui valimisliit on nõus, et juhtivkomisjoni ja linnavalitsuse ettepanekud, mis on esitatud ja teada antud valimisliidule, mida juhtivkomisjon ja linnavalitsus heaks kiidavad, kas me hääletame neid paketina või ükshaaval, siis nii me teeme. Milline oli juhtivkomisjoni seisukoht? ma seedin vastust esialgu, ma mõtlen seda lihtsalt, et okei, juhtivkomisjon, meil teised komisjonid samamoodi arutasid need läbi, ja minu meelest on mõistlik nagu need ettepanekud, meil on 2 varianti, kas me ettepanekud ükshaaval hääletame kõik üle, või me peame paketti, kus meil on ühisosad, kus on kõik poolt lähevad ära. Me kuulame juhtivkomisjoni ettepanekuid. Mis ettepanekuid, mille kohta? Teie töötasite läbi ettepanekud, mis on esitatud arengukavasse. Millistega te nõustusite, kas te olete nõus sellega, mis... Okei, ja kui ma nagu ühe ettepaneku ära ütlen enda nõusoleku, kas me kohe hääletame seda või hakkame hiljem hääletama? Mina räägin oma jutu ära, siis pärast elame oma elu edasi. Komisjoni jutu ära, mida komisjoni arutas, millisele seisukohale jõudis. Ühesõnaga, meie komisjon ühehäälselt teeb volikogule ettepaneku toetada eelnõud, võttes arvesse muudatusettepanekuid, mis on meil siuke pikk lisa. Nii. Ja nüüd ma hakkan neid muudatusettepanekuid lugema ükshaaval, jah? Kõigil on paberid ees? On olemas, jah? Kas tahetakse? Ma küsin, et kuidas tahetakse seda teha? Juhtivkomisjoni ja linnavalitsuse ettepanekud ühtivad, seisukohad ühtivad. Nii, see on teil kõigil laua peal ja need on teil roheliselt ette arvatud. See värv, mis teil on punane, see on see, kus ei ühti. Ja nüüd on küsimus, kuidas me teeme, härra. Tänan juhtivkomisjoni kaasettekande eest. Küsimused kaasettekandjale. Küsimusi ei ole. Minu küsimus valimisliidule, Meie Inimesed, kas te olete nõus, et ma panen hääletusele Haapsalu linna arengukava 2018-2028 Haapsalu linnavalitsuse ja juhtivkomisjoni poolt teie muudatusettepanekutega, mis on heaks kiidetud. Kas me hääletame neid ükshaaval või paketina? No, selles mõttes on arvesse võttes meie volikogu istungite praktikat, et on üpris tõenäoline, et saalis olijad hääletavad täpselt nii, nagu on juhtivkomisjoni ja linnavalitsuse seisukohad. Ehk et meie diskussioonid siin ei vii teisele tulemusele, siis on mõistlik aja kokkuhoiu mõttes hääletada kogu paketti. Aitäh. Kas kellelgi on teisi arvamusi, ettepanekuid? Ei ole. Siis panen Haapsalu linna arengukava 2018-2028 koos muudatusettepanekute paketiga hääletusele. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Tänan, eelnõu määrusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, hoonestusõiguse seadmine Panga T1 Pangaküla Haapsalu linn. Ettekandja linnavalitsuse poolt Helen Ramm.
Haapsalu linnale kuulub ettevõtte osaühing Haapsalu linna spordibaasid, kelle põhikirjaliste ülesannete hulka kuulub ka linnale kuuluvate spordibaaside haldamine, spordiürituste korraldamine ja treeninglaagrite läbiviimine. Ja spordibaasid haldavad linnas juba järgmisi spordikomplekse, Lihula maantee 10 spordijoonet, Lihula maantee 10A ujulat, Mulla tänav 1 tennisehalli, vehklemishalli, Lihula maantee 10B asuvad staadionit, Viidemanni tänav 15A asuvad spordihall, võimlat ja Tuksi spordibaasi. Käesoleva aasta septembris aga valmis Panga külas Pangade 1 asuv linna poolt rekonstrueeritud Panga spordijoone, mille peamine kasutusotstarve on spordihall Võimla. Spordihoonet hakkavad kasutama Ridala põhikool, Haapsalu linna huvikeskus, erinevad treeningrühmad ja spordiringid. Ja hoonele on vaja haldajat. Hoonestusõiguse võõrandamisel osaühingule Haapsalu linna spordibaasid säiliks linnal kontroll ka selle kinnistu üle ja samas saaks spordibaasid oma tegevust ka Pangakülas arendada, vajadusel ka hoonet veel kohendada. Nii et linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Tänan. Küsimused ettekandjale? Ei ole. Aitäh. Kaasettekandja, sotsiaal- ja õiguskomisjon. Palun. Lugupeetud volikogu, sotsiaal- ja õiguskomisjon arutas teie ees olevat eelnõud, toetame ühehäälselt ja teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale, palun. Ei ole. Tänan. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks. Ei ole. Siis panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta, palun käega märku anda. Tänan. Eelnõu otsusena vastu võetud 14. päevakorrapunkt, peremehed kui ehitise õigumise algatamine, autopesula, Pangaküla, Haapsalu linn. Ettekandja Helen Rammu. Pangakülas asub endise Ridala sovhoosi autopesula, mida ilmselt võib-olla ei võetudki autopesulana kasutusse. Ta asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal ja praegu on kasutusel laohoonena. Maareformi läbiviimiseks, ostueesõigusega erastamiseks või hoonestuse seadmiseks maareformi käigus on vajalik tõendada hoonete omandiõigust. Selle hoone kasutajal on küll olemas maa ostumüügileping 1998. aastast, millal sai teha tehinguid vallasvaraga, aga neid tuli kinnitada notariaalselt. Ja seega see 1998. aastal sõlmitud lihtkirjalik leping ei sobi tema puhul omandiõiguse tõendamiseks. Antud juhul on võimalik siis autopesula omanik tuvastada läbi ehitise peremehetuks tunnistamise menetluse, millega koos siis saab võtta arvesse erinevaid tõendusmaterjale, ka seda sama ostumüügilepingut. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 8. augusti 1996. aasta määrusega number 211 kinnitatud peremehetu ehitise hõivamise korrale selgitab ehitise peremehetuse välja kohalik omavalitsus ja pärast avalikustamise protsessi on võimalik ka sellel hoone valdajal 2 kuu jooksul üles astuda ja oma dokumendid esitada. Linnavalitsus teeb ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Aitäh. Siis kaasettekandja, sotsiaal- ja õiguskomisjon, palun. Ka see eelnõu oli komisjonis arutusel, toetame ühehäälselt, palume otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole.
siis aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ei ole. Ja panen eelnõu hääletusele. Kes on selle poolt, et eelnõu otsusena vastu võtta? Palun käega märku anda. Tänan. Eelnõu otsusena vastu võetud. 15. päevakorrapunkt, loa andmine vara võõrandamiseks. Potisepa kõik 7.18 ja 7.26. Peeter Viikmann, palun. Lugupeetud volikogu, kunagi sai tehtud selline suuremahuline tegevus, et kõik seadustamata garaažiboksid linn siis munitsipaliseeris ja võõrandasime kõikidele garaažide kasutajatele hoonestus- või korteri omandi hoonestusõiguse ja sealt jäid välja mõned boksid, kellel ei olnud siis hetkel kasutajad ja mis tundusid võib-olla endal vaja, aga üks nendest, mida me siis täna teie ette toome, oli ka lihtsalt prügi täis ja seda sellel hetkel ei saanud võõrandada ka oksjoni korras. Ja siin on siis tegemist 2 boksiga, Potisepa põik 7.18 on olukorras, kus on olemas küll naaberbokside seinad, lagunenud on täielikult katus ja puudub ka uks, aga on olemas betoonist põrand. Ja teine Potisepa põik 7.26 on mõtteline katus olemas, aga vett ei pea. Ja mõtteline uks ka, et ka nagu väga kedagi ei pea, aga ta on siiski paremas olukorras. Ja leidsime, et meil neid vaja pole ja tõenäoliselt leiduvad ka huvilised. Alghinna toome teie ette selle sama loogikaga, mis oli siis, kui neid massiliselt või kui me võõrandasime oksjoni korras, neid väga massiliselt ei olnud, aga võõrandasime oksjoni korras, et see loogika, see põhimõte on see sama ja täna siis oleme otsuse eelnõuga, et need võõrandada, need korterihoonestusõigused enampakkumise korras. 2 garaažiboksiga on siis tegemist. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Kaasettekandja sotsiaal- ja õiguskomisjon, palun. Sotsiaal- ja õiguskomisjon toetab ka seda eelnõud ja teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks ka ei ole. Panen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu poolt. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt 16. Loa andmine vara võõrandamiseks. Hoidla, Rohuküla küla. Ettekandja Peeter Viikmann. Lugupeetud volikogu, tegemist on siis ühe 50. aastate lõpus rajatud laohoonega, mis kuulus Ridala vallale ja oleme seda siin üle vaadanud, leidnud, et meil seda väga vaja pole. Ka vald on seda üritanud müüa ja lasime siis ka seda objekti hinnata, saime hinnaks 4000 eurot, mis tundub 9000 ruutmeetri suuruse kinnistu peal oleva rajatise kohta võib-olla isegi üsna vähe. Puuduvad vesi, kanalisatsioon, elektriühendus ja lisaks oli ka veel küsimus, et kas
võib-olla on ka tegemist reostusega, kuna oli raketikütuse laoga tegemist ja saime siis teabe küsimisele vastuse Keskkonnaametist, et see kõik võib isegi nii olla. Ja resolutsiooniga, et kindlasti on vajalik enne kinnistu kasutusele võtmist läbi viia uuring, teha ka puurauk või puuraugud reostuse ulatuse hindamiseks. Aga me ise seda kinnistut kasutusele võtta ei ole kavatsenud ja seetõttu ka ei ole vist mõistlik neid uuringuid teha. Ettepanek on siis see objekt müüa koos selle teabega, ei ole varjatud puudused. Me oleme küsimused teinud, Keskkonnaameti kodulehelt on kõik see info ka kättesaadav ja äkki leidub keegi, kes tahab sellist laohoonet sellises kohas saada. Hoone ise on suhteliselt amortiseerunud, ta seisab küll püsti ja osaliselt ka katus peab veel vett, avatäited puuduvad ja hull lugu on see, et sinna viiakse ka prügi, selline varjatud koht. Tegime ka ehitusjärelevalvet antud objektil linnaehitusinspektoriga ja leidsime, et ohutuse tagamiseks tuleks seal tegevusi teha. Et ilmselt kõige mõistlikum on täna linna jaoks ära müüa ja leida siis selline inimene, kes sellest hoolib või vajab seda ja teeb siis ka selle objekti ohutuks või lammutab või mis ta iganes seal teeb. Et see on juba tuleviku küsimus. Meie ettepanek on otsuse eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole küsimusi. Tänan. Kaasettekandja sotsiaal- ja õiguskomisjon. Ka see eelnõu sai meie komisjonilt ühehäälse toetuse. Palume eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Panen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu poolt. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, loa andmine vara võõrandamiseks Kiltsi tee 4C. Ettekandja Peeter Viikmann. Lugupeetud volikogu, tegemist on 1095 ruutmeetri suuruse maatükiga, mis oli reformimata riigimaa ja mida me palusime siis linnale. Selline otsus tuli ja nüüd mida siis sellega peale hakata. See on elamumaa, sobiv hoonestamiseks. Detailplaneeringut seal hetkel kehtivat ei ole, mis selle hoonestamise nii-öelda õiguse annaks. Aga olemasolevad hooned, mis seal peal on siis täielikult amortiseerunud ja puuduvad ka registris. Samuti on ehitusjärelevalve seisukoha pealt objekt ohtlik, ta vajaks lammutamist, avade sulgemist, kinnistu vajaks korrastamist ja leidsime, et see oleks mõistlik müüa. Asub ta heas kohas ja on võimalik rajada vee, kanalisatsiooni, elektriliitumised suhteliselt kerge vaevaga ja juurdepääs, sõltumatu juurdepääsutee ja linna arhitekt on koostanud ka projekteerimistingimuste eelnõu, mis võiks olla siis tulevasele ostjale niisugused juhised, mida ta saaks sinna krundile ka ehitada ja müüksime seda siis elamu maana või sobiva krundina elamu ehitamiseks. Kas siis üksik või kaksik elamu mahuks isegi sinna peale. Ja Aareti kinnisvara on seda kinnistut hinnanud ja leidnud, et selle turuväärtus on 11 000 eurot. Ja sellise hinnaga siis võiks alghinnana olla see enampakkumise alghinnaks. Et meie ettepanek on siis järjekordselt eelnõu
otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Merle Mäesalu, palun. Värskendame mälu, kas seal elekter on olemas ja vesi, kanalisatsioon, Hetkel sellel kinnistul liitumised puuduvad elektri, vee ja kanalisatsiooniga, aga need on võimalik rajada kõrval asuvalt tänavalt ja selle siis tingimused annab juba veevärk, kust on see ka mõistlik ühendus teha. Aga me oleme ka öelnud, et seda on võimalik teha seal. Hetkel ei ole ühendusi, jah. Veel oli üks küsimus. Tõnis Siip. Mina küsiks võib-olla ka natuke tagasivaatavalt, et kui need asjad kõik õnnestuvad ja need leiame, eriti garaažiboksid ja asjad, mis müügis on, kas kui tekivad uued omanikud, kas linnal jääb ka mingi võimalus edasi survestada, kui need asjad jäävad ikka samamoodi, nagu nad täna on, täitmata avadeta ja katusteta? Ja ehitusjärelevalves. Ütleme, hoonete ohutus, kui neid hooneid ei lammutata, siis see ohutus tuleb igal juhul tagada. Aga selle eest on siis juba vastutav tulevane omanik. Aitäh. Veel küsimusi ettekandjale? Ei ole. Tänan. Kaasettekandja sotsiaal- ja õiguskomisjon, palun. Arutasime komisjonis seda eelnõud. Küsisime Peetrilt veel lisainformatsiooni telefoni teel ja toetame eelnõud, teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Tänan. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Olen eelnõu hääletusele. Palun käega märku anda, kes on antud eelnõu poolt. Eelnõu otsusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt 18. Loa andmine varaotsustuskorras võõrandamiseks Tallinna maantee 80 Uuemõisa, ettekandja Peeter Vikman. Lugupeetud volikogu, eelnõus on siis 2 otsuse ettepanekut. Üks on lõpetada hoonestusõigus ja teine on siis otsustuskorras võõrandada see kinnistu. See kinnistu on hoonestatud, seal asub peal toimiv ettevõte koos kauplustega. Ja nüüd on siis hoonestusõiguse omanik pöördunud avaldusega, et vastavalt hoonestusõiguse lepingule lõpetada leping ja kinnistu omandada. Linnavalitsus on seda ettepanekut kaalunud, leidnud, et see on igati asjakohane ja Ridala valla poolt seatud 1999. aastal tähtaegne hoonestusõigus sisustusdetail OÜ kasuks võiks lõpetada ja võõrandada hindamisakti hinnaga, milleks on 37 000 eurot. Arvesse on võetud siis maa hind ilma liitumisteta, teede ja muude rajatisteta ja hooneteta. Selline on eelnõu ja palume otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Tänan. Kaasettekandjaks sotsiaal- ja õiguskomisjon, palun. Sotsiaal- ja õiguskomisjon toetab teie ees olevat eelnõud. Teeme ettepaneku eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Olen antud eelnõu hääletusele. Kes on antud eelnõu poolt? Palun käega märku anda. Eelnõu otsusena vastu võetud. Tänan. Järgmine päevakorrapunkt 19. Haapsalu linnavolikogu 22. veebruari 2013 määruse number 70
Haapsalu põhikooli põhimääruse muutmine. Ettekandja Liina Põld. Lugupeetud volikogu, teie ees on määruse Haapsalu põhikooli põhimäärus muutmise eelnõu ja põhimääruses me siis soovime muuta 2 punkti. Esiteks tuua sisse siis ühe õppekeelena vene keele seoses Nikolai kooli liitmisega Haapsalu põhikooli juurde ja teine punkt on seotud õpilaskoduga, mis on antud siis Haapsalu spordibaaside haldusesse ja mille vajadus põhikooli juures puudub, kuna põhikooli õpilased õpilaskodus ei ela. Sellega teeme ettepaneku eelnõu määrusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Siis paluks kaasettekandja haridus- ja kultuurikomisjon. Lugupeetud volikogu, haridus- ja kultuurikomisjon on eelnõuga nõus ja teeb ettepaneku see otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Tänan. Aitäh. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Siis panen eelnõu hääletusele. Kes on antud eelnõu poolt, palun käega märku anda. Hallo. Eelnõu määrusena vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt 20, määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandja Liina Põld. Lugupeetud volikogu, käesoleva eelnõuga soovime tunnistada kehtetuks 2 volikogu määrust. Esimene on Ridala vallavolikogu määrus aastast 2015, mis reguleeris Ridala valla eelarvest huvihariduse finantseerimise ja huvitegevuse toetamise korda. Ja määruse üldsätetes oli siis nimetatud, et huviharidust Ridala valla poolt finantseeritakse Haapsalu munitsipaalhuvikoolides, muusikakool, kunstikool, spordikool, noorte huvikeskus, samuti erakooli Haapsalu tennisekooli, siis samuti ka lapsevanemate osalustasu maksmist siis kas MTÜ-des või sihtasutustes tegutsevatele ringidele, seltsidele, ühendustele, stuudiotele ja ka noore või lapse õppimist siis toetati siis ainult ühes koolis, linnakoolis, linna huvikoolis. Käesoleval hetkel pärast Haapsalu ja Ridala ühinemist on eelnõu aktuaalsus kadunud, kuna kõikidele meie ühise omavalitsuse lastele on kõikides huvikoolides õppimise võimalus olemas ja ei ole vastastikku arvlemist meil enam valla ja linna vahel ja vastavalt Haapsalu linna korrale on siis kõigil Ridala valla lastel võimalus osaleda nendes koolides ja ringides, nii nagu kõigil Haapsalu lastel oli seda varem. Ja teine määrus on siis 2007. aastast Haapsalu linnavolikogu määrus, mis reguleeris Haapsalu munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise korda ja vastavalt siis linnavolikogu otsusele 2018 veebruaris, kus delegeeris volikogu põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega koolipidajale pandud ülesanded linnavalitsusele, sai ka vastava korra moodustamine ja töökord siis delegeeritud Haapsalu linnavalitsusele, millega me oleme tänaseks jõudnud lõpusirgele ja pärast käesoleva määruse kehtetuks tunnistamist oleme valmis valitsuse korraldusega selle vastu võtma. Arutletud on ka koolijuhtidega, nii et peaks hoolekogude töökord olema siis valmis, et selle töösse rakendada. Palun me eelnõu määrusena vastu võtta. Tänan. Küsimused ettekandjale, palun. Ei ole. Kaasettekandja haridus- ja kultuurikomisjon, palun.
kultuuri- ja hariduskomisjon on ka nende kahe eelnõuga nõus ja teeme ettepaneku need otsusena vastu võtta. Aitäh. Küsimused kaasettekandjale? Ei ole. Aitäh. Tänan. Aeg läbirääkimisteks, lõppsõnaks? Ei ole. Panen esitatud eelnõu hääletusele. Kes on antud eelnõu poolt, palun käega märku anda. Eelnõu määrusena vastu võetud. Ja viimane päevakorrapunkt, ettepanekud Haapsalu linna riigimetsade majandamise kavale aastateks 2020-2030. Ettekandja Helen Ranne. Me oleme siis koondanud ettepanekud Haapsalu linna riigimetsade majandamise kavale aastateks 2020-2030, mis puudutas ainult siis seda Paralepa, Pullapea, Topu väärtusliku maastiku osa. Ja käesolevaga esitame siis Haapsalu linnavolikogu ettepanekud RMK riigimetsade majandamiskava projektile, mida volikogu sai eelmisel istungil näha. Esimene ettepanek oleks, et volikogu teeb ettepaneku, et kõik Paralepa, Pullapea, Topu väärtusliku maastiku alal olevad metsad arvestatakse RMK kõrgendatud avaliku huviga alade hulka ja sealsete raiete kavandamise eelselt korraldatakse piirkonnas kaasamiskoosolek, millest teavitatakse avalikkust ja omavalitsust vähemalt 2 nädalat ette. Teiseks, riigimaantee ja munitsipaaltee tee kaitsevööndis on ehitusseadustiku paragrahv 72 lõige 1 punkt 4 kohaselt keelatud teha metsalageraiet. Seega nii avalikkus kui ka volikogu eeldavad, et tee kaitsevööndis kasutatakse metsa uuendamiseks teisi raieviise, seal lageraiet ei tehta. Kui on siiski põhjendatud vajadus teha tee kaitsevööndis lageraiet, tuleks see konkreetse maatüki osas kas Maanteeametiga või Haapsalu linnavalitsusega kooskõlastada enne raieteatise esitamist Keskkonnaametile. Erandolukorras lageraie kavandamisel tee kaitsevööndis tuleks kaalutleda lisaks liiklusohutuse aspektile ka metsa funktsiooni saasteainete ja müra leviku tõkestajana, rohekoridorina metsloomade liikumiseks ning metsa funktsiooni puhkealana või väärtusliku maastikuna, kui kohalik omavalitsus on avalikes huvides oma üldplaneeringuga niimoodi määratlenud. Omavalitsuse teed Paralepa, Pullapea, Topu väärtuslikul maastikul on järgmised. On Pullapea metsas on Klinditee, Kellukese tee, Nõmme tee ja Nõmme Pullapea tee. Paralepa metsast Paralepa Aleviku, Lõokese ja Mustika tänavad. Paralepa parkmetsas Ungru tee. Lageraie keeld tee kaitsevööndis puudutab Haapsalu linna kui omavalitsuse territooriumil asuvaid metsaalasid ka väljaspool Paralepa, Pullapea, Topu väärtuslikke maastikalasid. Kolmandaks, kompaktse hoonestusega asulatega, hajali paiknevate elamugruppidega külades või üksikute majapidamistega piirnevas metsas on soovitatav mitte teha lageraiet vähemalt 50–100 meetri ulatuses kompaktse asustusega ala piirist või eraisikute õuealadest. Konkreetses kavas juhime tähelepanu ühele raiele, mida kavandatakse aastaks 2003 Paralepa parkmetsas tunnusega HS 027. Kui väärtuslikul maastikul asuv mets asub samas ka üldplaneeringuga määratud puhkealal, siis volikogu soovib, et raieplaan kooskõlastatakse enne metsateatise esitamist Haapsalu linnavalitsusega. Puhkealad väärtuslikel maastikel on Paralepa parkmets ja Valgevälja karjääri ümbrus, mida kavandatakse pärast karjääri rekultiveerimist võtta kasutusele avaliku ranna ja puhkealana. Ja lõpetuseks, väärtuslikul maastikul või puhkealal, sealhulgas ka väljaspool väärtuslikku maastikku asuval puhkealal, milliseid leidub nii Haapsalu linnas kui ka Paralepa ja Uuemõisa alevikes, asuva metsa müügikavast palub volikogu teavitada Haapsalu linnavalitsust aegsalt enne enampakkumise väljakuulutamist, et omavalitsus saaks täpsustada müügitingimused vastavalt kehtivale üldplaneeringule.
Sellise kirja siis koostasime ka siin volikogus eelmine kord kõlanud küsimuste põhjal ja linnavalitsuse arvamust arvestades. Aga selle kirjaga on nüüd nii, et ma ei tea, kas volikogu jõudis mailboxi vahetult enne istungit vaadata, aga tuli üks ettepanek. Nii et kas räägime sellest? Ütle selle ettepanek. Kas see oli Haapsalu rohelise vööndi kaitseala, on kirjutanud linnavalitsuse kirja, et ta toetab laias laastus neid punkte, mis siin kirjas on, see on avalikult internetis üleval, eks ole. Aga seal vist lisati täiendav ettepanek. Mul ei ole seda sõnastust siin ees, aga et kõik lageraied asendada valikraidega, see muudaks nagu oluliselt, see on selline oluline asjaolu, et kui me hakkame seda ettepanekut kaaluma, siis tuleks see vastamine edasi lükata, sellepärast, et see on niivõrd oluline muudatus, ta ei ole enam ei lageraie tüüp ega turberaie tüüp ja me peaksime ikkagi kaasama sellisel juhul mingi metsaeksperti, et arutleda, kas selline on mõistlik, selline lähenemine. Ja nüüd on siis volikogu otsustada, kas hakkame kaaluma ja teeme kirja järgmisel korral või vastame ära ja siis kaalume. Küsimused ettekandjale, ettepanekud. See kiri saabus vahetult enne istungit ja tundub, et kõigile ei saabunud. Et millised on teie ettepanekud? Palun, Merle Mäes. Aga kuidas, kas me saame? Minu mõte on lihtsalt see, et kui need ettepanekud, mis nüüd meil olid saadetud enne volikogu, need on mõistlikud, kõik on saanud tutvuda. Nüüd on nii oluline muudatus, mida mina praegu ka vaatasin esimest korda, et äkki me lükkame edasi selle, kas meil on aega järgmiseks korraks nende ettepanekutega aega, et novembris. Vahepeal teeks paar laagit tühjaks. Ei juhtu ju midagi enne selle... No RMK saaks muidugi oma kava täiendama hakata, kui me esitame kirjalikult ära. Nii saata, need saata, mitte ametlikult. Kas volikogu on seda meelt, et me lükkame vastamise edasi nii kaua, kui on kaasatud eksperdid ja vaadatud läbi ka täna laekunud ettepanekud vastata? Aga meelega viisid millest vahepeal natuke kurssi arvamiste ja arvamustega, mis teinekord meil erapooleks. Et natukene asjast aru saada, mitte et me kõigest aru oleksin saanud, aga mitte küll, et mulle vähemalt küll, et aeg on lageraia oluliselt mõistlikum teha või seda, et noppime siit ja kui nad tervist metsad. Absoluutselt ei. Seda lageraia taga ei luba siis, kui ta on, et siin on mõistlikum seda uut metsa peale istuda. Ma saan aru, et keegi ei tahaks oma maja ümbert see ära võetakse, aga kui sinna jäetakse see number, siis 100 meetrit või mis seal oli seda metsa, et metsa taastamisega on olulisem see, et sa teed platsi puhtaks ja siis istutad sinna, mitte nii, et sa võtad ja siis ei saa sinna midagi asemel istutada. Minu poolest võib ka edasi lükata, aga siis peaks tegelikult, ma ei tea, kes peaks siis seda selgitust tegema või samas, kui sa oled küll aega tagasi, see mõistlik on ära teha. Üks avapaluks, aga Tõnis Siir. Mina küsiski võib-olla Erko käest, et see ei saa ju praktikaks muutuda, et meil tuleb tund aega ennem mingi ettepanek ja me lükkame kõik selle asja prõmdi ära. See ei ole nagu minu arust õige, et meil on järgmine kord jälle tund aega ennem otsetab mingi kirja. See on põhimõtteline. See arvamus esitamise iseenesest juba tegelikult ju volikogu ülesanded, lihtsalt volikogu ettepanek RMK-le. Ja seega, mis oleks juhtunud, mis oleks siis saanud, kui see ettepanek oleks tulnud üks minu peale istutud, et ei saa kogu aeg edasi lükata, järgmine kord tuleb samamoodi istutud. Mõistlik oleks ära menetleda ja esitada RMK-le, kui tuleb uusi ettepanekuid, saab jooksvalt esitada. Kas on veel ettepanekuid küsimus? Minul on üks kommentaar, tohib.
RMK, need metsamassiivid, vähemalt valdav enamus nendest on juba Eesti ajal olnud riigimetsad. Ja need ongi laias laastus ikkagi tulundusmetsad, et seal me ei saa väga nii, nüüd ütleme, kuna ametlikult ei ole sinna mingit looduskaitseala moodustatud, siis ma arvan, et RMK ettepanek nendel aladel ikkagi osaliselt seda lageraiet teha on seekord mõistlik. Nii nagu nad kavas näitavad, sest seal nad on niigi vastu tulnud ja need raied on kavandanud 5-aastaste perioodidega. See raiemaht on kokkuvõttes suht väike. Aga mida rohkem me selle ühel alal piirame, siis võib arvestada või eeldada juba seda, et kusagil mujal aladel siis see raiemaht ju kasvab. Et meile oleks oluline võib-olla selline nagu suurem pilt, et neid raieid teostataks sarnaselt. Tänan. Veel küsimusi, ettepanekuid? Linnavalitsus, palun saatke vastus teile RMK-le ettepanekutega, nii nagu on neile täna esitatud. Kas me peame seda hääletama? Ei pea. Ei pea hääletama. Aga sellega on meie päevakorrapunktid ammendunud ja aitäh linnavalitsusele põhjalikult ettevalmistatud eelnõude eest, mille meie juhtivkomisjonid on ilusasti läbi vaadanud. Nii ühtsat volikogu ei ole tükk aega olnud. Aitäh volikogu. Hästi juhitud volikogu.